Veel aru annab Harjumaa, me rahva sünniloost. Ei taha, ei või, ei saa sind jätta Virumaa. Teab loodusvaim, teab isamaa, meil tuleb üksteist aidata. Tere, Evelin. Ei, mul laivi ei lähe. Ma küsiksin sult sellise kiire küsimuse, et kas teie oleksite valmis Riigikogus algatama põlisrahvaste toetusrühma või siis astuma selle liikmeks? Täna on ju tuulikute teemad. Ma ütlen ausalt, ma ei jõua mitmel rindel võidelda, kuigi te ajate õiget asja. No siis ei tohi laiali valguda. Ega minu arust... oleme tuulikute eest. Aga see on hea mõte. See ei oleks laiali valguda. Kui on hea mõte, küll siis toetajad taha tulevad. Mul on nii palju võitlusi vallavolikogu eest, Riigikogu eest, Eestimaa eest, et kõik pere on ka ja lapsed ka väiksed. Selge see. No tervist, härra Grünthal. No nii meid kutsutakse, jah. Väga rõõmsid näha siin. Ma küsin sult sama küsimuse, nagu ma Evelini käest küsisin, kuna te Riigikogu liikmed olete mõlemad, et kas te oleksite valmis algatama Riigikogus põlisrahvaste toetusrühma? Ma olen hetkel, nagu te teate, teistsuguses staatuses ja ma nagu ei tahaks ühegi asjaga ennast praegu siduda. Ma pean oma selle kriminaalasja saaga ikkagi lõpuni viima, minule soodsalt. Selge, aga kas see takistab või? No natuke on ebameeldiv seda asja teha, sest vaata juba see minu nimi juba täna tuleb laserist, tuleb saade, eks ju. Seda ei tea, telekat ei vaata, ei ole aega tegeleda. Tasub vaadata siis ja ma pean natukene oma rada käima selles mõttes. No selge, loodame, et ikka leidub meil 2 inimest, kes selle algatuse ära teeksid Riigikogus. Jah, seda küll, aga mul on natukene komplitseeritud olukorrast lihtsalt. No selge. Nende mõndade peas on see. Tuul tõmbab kõrvade vahel. Aga mitte nii hea. No tere! Küsin sinu käest ka ära. Kas sul oleks valmidus algatada põlisrahvaste toetusrühm Riigikogus? Väga hea küsimus. Me oleme niikuinii põlisrahvas. Ma ei tea, kas selleks toetusrühma vaja on. Ma usun, et on. Vaat see on mõtlemise koht. Mina arvan, et eestlased ongi põlisrahvas. Kui me hakkame juriidikast rääkima. Aga äkki keskenduks praegu tuulikutele. No selge see, me olemegi sellele keskendunud. Aga põlisrahval on muid asju ka. Jah, ikka, absoluutselt. Eelkõige seisab ikka meie elukeskkonna ja inimeste tervise ja otsustusõiguse eest. Kultuuri eest ikka ka. No selge see käib asja juurde, aga mitte ainult. Rahvastik vahetatakse juba praegu välja, nii et varsti ei ole põlisrahval pealinnas sugugi võimu. On juba vähemus. Selge see. Tere. Mikrofon on küll eestlaste käes, eks ole. On nendega räägitud ilusti. Jah, kutsume Evelin. Kutsume nad siia poole. Väike täpsustus, me ikkagi peame ennast virulasteks. Me peame virulasteks ennast ikkagi. Põlisvirulased. Just. Oba! On aeg tulnud, jah? Aeg on kätte jõudnud. Näitame ära, jah. Koos pilti. Tuulikud hävitavad loodust, tuulikud hävitavad keskkonda, kodurahu. See ei ole energia tootmise viis. Virumaa on meie kodu. Me ei luba seda hävitada. Virumaa on virulaste hoida. Õige! 1-1-1.
hea Virumaa rahvas, hea Eestimaa rahvas. Mul on tulnud selline informatsioon korraldajate poolt, et lubati maksta 1 miljon selle eest, kui need tuuleparkide asjad siin läbi lähevad. Kas see vastab tõele? Räägitakse. Räägitakse, jah. Vähemalt üks julgeb öelda. Kuni miljon. Seda on peaminister eile. Minu meelest, võib-olla ma eksin, on tegemist altkäemaksu pakkumisega, kui see seaduses kirjas ei ole. Või altkäemaksu vahendamisega või mõjuvõimuga kauplemisega. Kõik need vallavalitsused, kes on julgenud ütelda ei arendusele, kaevatakse kohtusse. Mis teie arvate nendest asjadest siin? Kliimahäire, tulevad ametnikud, kes hakkavad otsustama meie kodude üle ja rääkima, kui kasulik see meile on, kui meie loodus säilitada. Häbi! Lugupeetud kohalviibijad, ma kõnelen täna Eesti Põlisrahvaste Koostöökogu nimel. 28. veebruaril 2026 kinnitasime ametliku seisukoha ja hoiatuskirja tuuletööstuse planeerijatele, arendajatele, lobistidele ning kõigile osapooltele, kes on seotud tuuleparkide kavandamisega põlisrahvaste maad. Ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta. See põhimõte tuleneb rahvusvahelisest inimõiguste standarditest ning põlisrahvaste õiguse käsitlusest, mille keskmes on enesemääramisõigus ja õigus säilitada oma kultuuriline, vaimne ja majanduslik side maaga. Põlisrahva jaoks ei ole maa arenduspotentsiaal või tootmisressurss. Maa on elukeskkond ja identiteedi kandja. See hõlmab nii loodusmaastikku, vett ja metsa kui ka kultuuripärandit, esivanemate radu ja kogukondlikku elukorraldust. Kui neid muudetakse pöördumatult, ei ole küsimus ainult ruumilises planeeringus. Küsimus on rahva keskmises. Tuuletööstuse rajamine toob kaasa ulatuslikke muutusi, maastikutööstuslikku ümberkujundamist, müra ja visuaalset koormust, mõju pinnasele ja põhjaveele, lindude ja loomastiku elupaikadele ning traditsioonilisele maakasutusele. Bürokraatia vähendamise sildi all tehakse tuuleparkide kaelamäärimine, kogukondadest ülesõitmine võimalikult lihtsaks. Ja ühte asja veel, et hommikul tuli mulle siis kõne selle peale, et härrad prouad pidasid eile kriisikoosolekut ja kell 12 pidi Kliimaministeeriumi esindaja tulema välja meiega rääkima. Kas tal enne ei ole häält või ei ole midagi öelda, seda mina ei oska öelda. Aga see teema, mida siin täna ilmselt käsitlema hakatakse, on üsna tõsine, sest riik on oma taktikat ilmselgelt muutnud ja nüüd püütakse valdasid nii-öelda rahapakiga oimetaks lüüa. Et see miljonipreemia jutt, mida valitsuse pressikonverentsil välja öeldi, kahjuks vastab tõele. Esimestes valdades on külastused juba toimunud. Meie teada on vähemalt ühest kohast öeldud kindel ei, mis on muidugi positiivne, aga kuidas üle Eesti edasi läheb, raske ennustada. Tänase seisuga on loonud MTÜ Keskkonnasõbralik Lüganuse, aga igal sammul me näeme ka, kuidas meie volikogu sõidab meist üle, sest lihtsalt ta kuulub Reformierakonnale. See on ühe erakonna poliitika, mille vastu peaks seisma terve Eesti rahvas. Aga soovin kõigile jõudu, jätku ja info levitamist maksimaalselt. Olge tublid ja seisame ikka iseenda ja oma õiguste eest. Aitäh kõigile! Tervist, kallid kaasmaalased! Et ei ole kõik, kes sinna sisse lähevad häbiväärt, et paljud on ka meie omad ja seisavad selle eest, et need tuulikud siia ei tuleks. Et täna, kui te nägite seda nimekirja nendest KOV-idest, kes on juba öelnud ei, siis see on ka päris märkimisväärne, et igast KOV-ist lubati sinna sisse 2
mina olen ka üks neist ja meil on veel, et me proovime ka seal sees KOV-idega seljad koos olla ja anda selget sõnumit arendajatele ja ametnikele, et ka kohaliku omavalitsuse tasand on tihti selles kohas surve all, et samamoodi see miljoni kohtuähvardused, et meie KOV-i ja mitmete vallavalitsuste ametnike poolt ja vallavalitsuste liikmete poolt ma olen kuulnud sedasama, et see oli küll nüüd viimane piisk karikasse, see miljoni pakkumine, et kui me teeme keskkonnamõju hindamisest lihtsalt formaalsuse, aga ostame sisuliselt menetlusi, siis nagu Kalle siin alguses viitas, et see on vägagi korruptiivne. Minu nimi on Villu Penna. Kui vaadata seda, kuidas see äraostmine käib, see viimane on miljoni ostmine. Enne seda osteti ära Tartu Ülikooli teadlaste grupp, kes kirjutas, et infraheli ei mõjuta inimest. Selle peale ma pahandasin või enne juba terviseminister ütles, et luulud on need. Siis ma kirjutasin artikli ülevaate kohta, et need ei ole päris luulud. Aga see oli esimene ostmine. Ja nad kirjutasid seda, mida Kliimaministeerium tahtis, et infraheli ei mõjuta ja seda enam ei ole vaja uurida. Aga kuna saadi selline tulemus või mida ministeerium soovis, siis ministeerium jätkab selle grupi finantseerimist edasi. Nii et teine ostmine on nüüd ENMAK-i liinis, kus on kirjas, et Eestis võib olla tuult kuni 80% Eesti tarbimisest. Seal on ka täiesti huvide konflikt. Tallinna Tehnikaülikooli see professor, kes ütles selle 80% heaks, nagu Reformierakond soovib, on kliimaministri nõunik. No ma leian, et see on puhas huvide konflikt, et töötad kahe tooli peal. Ja nüüd, kuna need kaks ei töötanud hästi, nüüd siis võeti kätte ja pakutakse valdadele 1 miljon. Et olge nõus, no mida saab selle 1 miljoni eest? See on ühekordne süst, mis ei anna mitte midagi. Aga meie tervisele mõjuta väga halvasti see infraheli. Vaadake seda artiklit, mis ma olen kirjutanud infraheli mõjust inimesele ja kuidas ta mõjub. Ja see jutt, mis öeldakse, et heli on kilomeetri kaugusel juba peaaegu ei olegi heli kuulda enam. Infraheli kohta see ei kehti, kuigi seda tõestatakse ka infraheli kohta. Nii et ma soovitan kõigil vallavolinikel säilitada sirget selga ja öelda ei tuuleparkide arendusele. Lisaks selle meie tervisele ei mõjuda ka meie energeetikale hästi. Ja siin võib öelda, et Reformierakond püüab nüüd meeleheitlikult teatud gruppi toetada. Ja kui me vaatame ENMAK-i, siis ENMAK-is ei ole tegelikult lahendust. Ainuke lahendus on, nagu Õnne Pillak ütleb, ma usun, et tuuleenergia päästab Eesti ära. Aga tegelikult ei ole analüüsi tehtud. Tänan. Tere, hea rahvas! Mina tulen Viljandimaalt, Viljandi vallast ja olen selle tuulikute teemadega sunnitud tegelema aasta otsa. See oli ka põhjus, miks eelmisel aastal kandideerisin vallavolikokku, õnnestus sisse saada. Ja tänu teile, rahvas, kes valis, ma sain üle ootuste palju hääli. Pole kunagi sellega tegelenud ja minu agenda seal on selge. Tuuletööstuse lei, Viljandimaalt kõik välja. Ja õnneks on meil rahvas nii hästi informeeritud, et tänu headele töödele siin, et ükskõikski otsast ei ole see tuuletööstus kasulik ei inimeste tervisele, ei majanduslikult, ei energeetilise julgeoleku poolt. Ja jätkame seda tööd. Täna registreerisin ka siia üritusele, et saada aru, mida siin tehakse, mida siin räägitakse ja millist juttu meile ei vastupidi. Tuleb ikka hundi urgu minna, karu urgu ja taga otse rääkida ja näidata, et me ei karda ja mul on hea meel, et nii palju on rahvast kogunenud siia toetuseks. Ja õnneks meil praegu on volikogus see meelsus, et sellele tuleb piir panna. See ei ole meile kasulik ei vallale, ei rahvale, ei loodusele, nii et
aitäh tulemast ja hoidke meil pöialt. Ja aitäh Ainile ja mul on hea meel, et Viljandi vallas on olukord natukene parem kui meil Põhja-Pärnumaal, aga alla me igal juhul ei anna. Ja natukene täpsustan siis seda tänast seltskonda, kes siin kohal on. Suur osa on arendajaid, siis on omavalitsustest kutsutud esindajaid, on Terviseamet, on Kliimaministeerium, on planeerimisettevõtted, on mõjuhindajad. Ja suure tõenäosusega, eks me seda varsti saame teada, aga tegemist on sellise, ütleme otse välja ajupesu üritusega. Aga püüame vastu pidada. Aitäh teile! Jõudu! Ei, mul on juba fooliu valmis. Tervist! Rando minu nimi, virulane. Ja kui siin räägiti sellest, et kes siin kõik kohal on, siis mina räägin sellest, et põlisrahva esindajaid, läbi volikogu üks küll juhuslikult sai siia sisse, aga isegi päringu peale ja taotluse peale osaleda siis siin ümarlaua koosolekul hakati otsima kõiksugu vabandusi. Mis siis veel? Tihti on inimestel siis erinevate siukeste suurarenduste puhul kombeks nii-öelda organiseeruda siis ainult ühest siis probleemist lähtuvalt. Aga kui rahvas hakkaks uurima põlisrahvastele rahvusvaheliselt siis antud õiguseid, siis leitakse õige pea ka seda, et selle ühe vitsaga on võimalik pea kõik siuksed elukeskkonda ja meie tervist siis kahjustavad arendused lõpetada. Koostasime siis põlisrahvaste koostöökogu nimel ka avaliku seisukoha hoiatuskirja, millest kõik on siis ka need inimesed vast on meie seisukoha hoiatuskirja siis kätte saanud. Ja edaspidi siis kutsungi üles kõiki inimesi dokumenteerima kõiksugu õigusrikkumisi ja edastama need siis EVT põlisrahvaste sihtasutusele. Kõik, kes võtavad vastu otsuseid ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta põlisrahvaste maadel, teevad seda ebaseaduslikult rahvusvahelise õiguse mõttes ja kannavad oma otsuste eest isiklikku vastutust. Nii, aitäh! Suur tänu, jõudu põlisrahvastele, aga siin tuli jutuks ka nende toetuste maksmine ja preemiate maksmine. Tuletan meelde, et alles aasta tagasi kuulutati välja, et kui kehtestatakse omavalitsuses planeering, tuulearenduse planeering, saab omavalitsus preemiaks 50 000 eurot. Saate aru, aasta on möödas, juba on panus tõusnud miljonile. Ootame veel, aga tegelikult see kõik on kommiraha, võrreldes millised rahad liiguvad. Eelmine aasta maksti nii-öelda taastuvenergiaprojektidele tootjatele 70 miljonit eurot toetust, üle-eelmine aasta 90 miljonit, 70 miljonit üle-eelmine aasta. Nad ei ole võimelised tegutsema ilma rahva rahata. Nii, tere kõikidele. Et kuna ma olen nagu rohkem nii-öelda psühholoogia valdkonna inimene, siis see, millega me täna siin kokku puutume, on üks suur tagajärg tegelikult. Ja selle algpõhjus seal on muidugi mitmeid põhjuseid, aga kuidagi me oleme jõudnud sinna oma eludega sinna kohta, kus meie nagu domineerivaks meeleseisundiks või selliseks hoiakuks on ükskõiksus.
nii et kui aasta aega tagasi toimus Paides nii-öelda siis tuuletööstusalane selline õhtu, kuhu liigud südamaa, kuhu liigud Eesti, siis seal küsiti ka sama küsimust, et mis on siis nagu see põhiprobleem. Põhiprobleem ongi selles, et meis ei ole millegi pärast, ma ei ütle, et kõikides inimestes kõikide inimeste puhul see kehtib, aga ei ole seda peremehe tunnet. Ja kui seda peremehe tunnet meie sees ei ole, siis me oleme mitte subjektid, vaid objektid. Ja teadupärast, kui me oleme objektid, siis meie suhtes rakendatakse kohtlemist. See tähendab seda, et meiega manipuleeritakse. Et ükskõiksusel on nii-öelda hind ja see on see hind, mida me täna maksame. Ja meil on kõigil sellest tegelikult oma osa, oma vastutus. Et mitte keegi ei saa meie elu paremaks teha, kui me seda ise teha ei soovi. Minu muidugi soov oleks olnud ka see, et siin on üpris palju rahvast, aga miks mitte 3 korda, 4 korda, 5 korda rohkem inimesi võiks siin olla tegelikult. Sellepärast, et see teema ei ole ainult ju tuulikute teema on lihtsalt ilming. Ja tegelikult meil on siin üks selline trend, ja see trend on tegelikult Euroopas ka, et me liigume tegelikult ju sellise diktatuuri suunas, eks ole. Et kui meil juba selline rahakülv ülevalt alla hakkab pihta, selline juhtimisstiil, autoritaarne, siis täna kusagil sõidetakse sinu naabrimehest üle, homme, sina võib-olla vaatad pead samal ajal, ei tee midagi, sest sinuga on kõik hästi. Homme sõidetakse sinu teisest naabrimehest üle ja 3. päeval siis tullakse sinu ukse taha. Aga siis ei ole enam kedagi, kes sinu eest seisaks. Et selles mõttes kõik, mis siin Eesti maa muna peal toimub, on meie kõigi asi. Ja seetõttu ka sai see tänane tee siia ette võetud, et see ei ole ainult nii-öelda virulaste küsimus, see ei ole ainult järvelaste küsimus, vaid see on meie nagu kõigi eestlaste küsimus. Ja lihtne on ju see, et kui te vaatate riigi tasandil, mis toimub, siis paraku on olukord selles, et meil on juhivad riiki kupjad, kiltrid ja aidamehed, ehk siis parimal juhul keskastme juhid. Aga meil on vaja nii-öelda juhte suure algustähega, kes on nii-öelda päriselt, mitte sõnades, siis ka inimeste poole näoga, mitte tagumikuga. Ja, aitäh! Mina olen Maarja Maranik ja olen tõesti Põhja-Pärnumaalt ja volikogu liige. Aga ühtlasi olen ka MTÜ Looduse inimeste eest liige. Ja praegusel hetkel ongi väga palju erinevaid valdu ja volikogusid üle Eesti, kes on otseses mõttes püüavad leida lahendust, kuidas oleks võimalik sellest jamast võimalikult väikese rahalise kahju ja mainekahjuga välja astuda. Hiljuti olen tegelenud ka natukene arvutustega, et kui palju kasu need tuulikud siis vallal toovad, et enamasti kõik taandub rahale. Et miks peaks vallavalitsus tegelema selle planeeringu arenguga, on ikkagi valla heaolu läbi raha siis. Ja tuleb välja lihtne tõde, et kasuminumbrid, mida siis vallavalitsused või vallad saavad tuuleparkide eest, on niivõrd pisikesed, et need mitte kuidagi ei kata ega ei korva seda kulu, mis tekitatakse inimestele, kes peavad siis lõpuks kas ära kolima või loodusele. Et kahjud jäävad ikkagi lõpuks valla kanda, kahjud jäävad meie kanda ja kannatame meie, kui me ei seisa enda eest. Aitäh, et te seisate looduse eest ja inimeste eest. Mina olen Gert Lapi, ma olen MTÜ-st Kodanike teadusalgatuse Eesti. Ja millega siis mina tegelenud? Tänaseks on selge, et ütleme selle infraheli eest, kui sedasi ei ole võimalik ennast
ennast varjata mingite kolmekordsete akentega või mingisuguse tugeva müraisolatsiooniga. Ja noh, ütleme nii, et noh, need tänased siis nagu need eksperthinnangud ja uuringud ka kinnitavad seda. Täiesti uskumatu, meil antakse kasutusload, meil antakse ehitusload, meil antakse igasugused muud load täiesti eksitavatel alustel. Jäetakse hindamata tuugenite nii-öelda selle sagedust ja diapasoonis täiesti hindamata osa puudumisel kasutusluba. Ehk et noh, tuugenite puhul ongi just see madalsageduslik müra, mida meil täna ei ole seaduses kuidagi reglementeeritud. Ja just kui kõik läheb edasi, et pole seadust, pole justkui probleemi. Aga Saardekandis on konkreetsed inimesed, kes on teinud ka kaebused Terviseametisse. Nende kaebuseid ei ole tõsiselt võetud ja Saardesse soovitakse rajada veel lisaks tuugeneid. No Saardet ähvardab veel tegelikult ka Läti poolt, lode poolt nii-öelda lisa selline tuugenite rajamine. Nii et sealsed inimesed on siis nagu reaalne näide sellest, et see müra kui selline on tegelikult probleem ja meil ametlikutest allikatest ei ole inimestel võimalik kuskilt abi saada. Ja mis puudutab näiteks kinnisvara, et kui te olete sellesse müratsooni jäänud, et te soovite sellest lahkuda, siis ega ei ole enam nii lihtne näiteks sellist kinnisvaraga müüa, et minna kuhugi mujale elama, soetada kuskile vaiksemasse tsooni, kus siis ei ole selliseid tuugeneid. Sest et Eesti seadustes ei ole praegu mitte mingisugust kaitsemehhanismi nendele inimestele, kes tõepoolest on tundlikumad ja kelledel on muutunud sellises keskkonnas elu võimatuks. Ehk et olete sisuliselt jäetud jällegi üksinda. Mis on lahendus kõige selle Eesti rahva ja maa hävitamisel praegust? Ta küsis mu käest, kas keegi kahjunõuet on küsinud. Väga lihtne. No, eelmine sõnavõtt just oligi, kõik kahjud ju on ju tuvastatud. 1000 eurot päevas. No, see on suvaline number tegelikult. Nii kaua, kuni nad hakkavad koostööd tegema Eesti rahvaga, eestlastega, eestimaalastega. Ma pikka juttu jääma, lihtsalt siin ei ole enam arutada, siin on vaja tegutseda. No, ei ole teist Eestimaad olemas, ei ole. Juttu tuli Eesti rahvast, siis teen ka juttu alusdokumendist, mis kutsus siis rahva kokku riigirahvaks eestlasteks. Manifest Eesti maade rahvastele. Eesti rahvas koosneb Eesti maade rahvastest. Minge tutvuge põlisrahvaste õigustega, Eesti Vabariigi asutamisotsusega, maarahvas.ee lehel. Aitäh! Tere, mina olen Piret. Esmalt, miks ma siia tulin? Ma tulin linnast. Ma tulin looduslikku elukeskkonda. Mina soovin, et need uuringud oleksid tõeliselt läbipaistvad, kuna neid antud uuringuid meile lubati näidata juba eelmise aasta kevadel, siis lükati see sügisesse. Tänaseks on need täiesti mitteavalikud. Kus on läbipaistvus? Ja minge siis uurige neid pesasid, mida need aktiivsed kodanikud on leidnud ja väitke, et neid ei ole. Ja kui meil tegelikkuses käisid uuringud siin eelmise aasta lõpuni, siis uuringualadel, kus on linnustikuuuring, toimub aktiivne lageraie. Nii et mida me uurime? Aitäh! Lembit Pärnumaalt Tori kihelkonnast. Meil on siin pärnulasi veel, tulime Virumaale. Et täna võib-olla ei olegi, ei saagi öelda, et me virulastele appi tulime kõikide meie maade rahvastele appi. Olen ise ka üks põlisrahva esindaja, aga kuna tänane teema on tuulikute teema, siis ühe kõige suurema omavalitsuse külje alla, see on Pärnu linn, kes on kolinud, hõivanud pool Pärnumaad Tõstavast kuni Põlenmaa radani välja. Seal Pärnu linn on siis, töötab siis kohaliku elu hävitamise vastu. Et kui palju te teate, et Pärnu, Paikuse, Sindi, Tori
Pärnu jõe lähipiirkond. Seal on Soomaa ja Pärnu linna vahel on üks suurimaid jälle selliseid, mis peaks ka looduskaitsel olema keskkond, on Kõrsaraba. Ja sinna tulebki see niinimetatud siis Pärnu linnale kuuluv Põlenmaa tuulepark. Pärnu linna aladele, mida kuuluv ei ole. Ja see on praegu tänases seisus on nemad nii kaugele jõudnud, et mitte üks kohalik ei teadnud eelmisel aastal sellest eriti mitte midagi. Inimesed ei olnud mitte midagi kuulnud. Kohalikud kõik hakkasid vastu, tehti petitsioonid. Pärnu linn koos Isamaa Liiduga eesotsas lasid kõik julmalt üle, nagu ikka meil on. Ja täna käivad, meil on siin esindajad ka olemas, Pärnu MTÜ Looduse ja inimese eest tulid appi meile ja esitasid esimese kohtuagi siis selle tuuleparkide vastu Pärnu linnale. Aga Pärnu linn kaasas kohe Keskkonnaameti, ministeeriumi appi, Enefit, see on ka praktiliselt riigi institutsioon. Ja siis mingi kohalik, kes on juba oma metsad lastud sealt juba maha raiuda, sealt samast rabast, kus kohta seal võisid olla linnupesad, need on juba ammu ära hävitatud kõik seal. Ja see nii-öelda uuring, või tähendab see keskkonnauuring, mille alusel nad seda teevad, see on siis ühesõnaga, kui seda lugeda, ükski mõistusega inimene ei saa aru, mis seda kirjutatud on, see on nagu narkomani lali. Seal ei ole ühtegi fakti, ja see on alus, mille põhjal nad siis teevad ja praegu esimese kohtuastme saime siin alles 27 veebruar teada, et saime peksa. Konkreetselt tehti kampakas, sest kohus kuulub selle samale seltskonnale. Et ega jah, igal juhul me peame kas või selle kohtus käima ainult kas või sel põhjusel, et pidurdada, me lükkasime praegu ehitamise algus 7 kuud edasi. Peame jätkama. Loodame kõikide Eesti inimeste abiga Pärnumaa esimesel nagu ütleme, et Pärnu otsus mõjutab ka kõiki teisi siin edaspidi. Kui need kohtulahingud tulevad, siis nad võtavad Pärnu kohtu otsuseid pretsedendiks. Riigikohtuni tuleb kindlasti välja minna, kuidas me suudame, rahaliselt oleme väga raskes seisus. Eks näis. See oli tänaseks kõik, mul pikalt ei lobi, on sõna edasi. Jah, Haljala mehena võtaks ka sõna, nimi on Taimo Inberg ja kõigepealt peaks rääkima sellest asjast, et kui pakutakse miljon. Ütleme 10 omavalitsusel igale ühele miljon, siis tuleb rääkida sellest, et tegelikult on see kõigi nende Eesti rahva taskust varastatud raha, mida nüüd pakutakse altkäemaksuks, nagu siin üks eelkõneleja juba mainis. Ja tegelikult altkäemaksu pakkumine on jah, kuritegelik asi, aga peaks siis seletama seda, et kuna see on rahvalt röövitud, aga siis miks me peaksime oma röövitud raha eest siis lastma kellelegi endale kosja tulla. Ja tegelikult tahaks ka parlamendisaadikute kapsaaeda visata ühe väikse kivi. Nimelt siin Ida-Virumaal juba mitu aastat seisab ühe tuuliku frakk, mis põles maha vist kuskil 10 aastat tagasi või natuke võib-olla isegi vähem, ma ei mäleta täpselt mis aastal ta ära põles. Miks ei ole selle tuulikufirma omanik seda frakki ära koristanud sealt? Ja see olekski küsimus, millega peaks parlamendisaadikud tegelema, sest lõppude lõpuks kõik need frakid, muud tuulelabad, need tuleb kinni maksta Eesti rahval, mitte tuulikufirmade omanikel. Ja see ongi kõige suurem sigadus, sest ka praegusel juhul oleks pidanud juba ammu seal ida poole minnes selle tuuliku betoonfrakki olema lammutanud see firma, kandma kõik need kulud. Aga praktiliselt hoitakse seda mitu aastat üleval, visuaalselt ta rikub ju vaatepilti ja mingit ekspertiisi tehtud ei ole, taastatud teda ei ole, ja lõpuks kes kannab kahjut? Kahjut peab kandma tegelikult kogu Eesti maksumaksja või lõppkokkuvõtte võib olla ka ühe korra nii, et kuna riik ütleb, et see asub kohaliku omavalitsuse territooriumil, mis ühel hetkel võib-olla jääb kuidagi peremehetuks, sest see tuulikufirma jätab selle maa maha, ja siis tuleb maksta ju omavalitsusel. Nii et siin on ka palju neid küsimusi, millega tuleks otseselt tegeleda ja millele ka vastus saada.
nii et aitäh kõigile minu poolt, kes te olete täna siia Haljala valda tulnud, kõik külalised, head Riigikogu liikmed. Veel kord suur tänu kõigile kõnelejatele. Ma võtan mõned teema otsad kokku. On olnud väga head kõned, ma loodan, et need on ka salvestatud, et me võime neid kenasti jagada ka nendele, kes seal kogunevad. Seal on nii omavalitsuste esindajad, kes väljendavad oma muret nende teemade osas, nagu me nägime, siit oli Pärnumaalt inimesi, on arendajad, kelle osas meil on väga suuri pretensioone, kuidas nad meile meie oma rahadega kosja tulevad. Ja muide siis ka lõppude lõpuks nad ju ründavad meid selle sama riigilt saadud taastuvenergiat tasudega, et meid kohtusse anda. Südametunnistusega inimesed, kes tegelikult aitavad kogu Eesti rahvast. Pange tähele, Pärnumaal, Järvamaal, Virumaal, igalt poolt ja me oleme läbinägelikud. Nii et igal juhul ma arvan, et meie surve all nad juba praegu vanguvad ja see ongi väljendus, et valitsus püüab ära osta juba miljoniga, sest muu ei aita, muu enam ei aita. Omavalitsused lükkavad muidu tagasi, nad loodavad, et mõni ostetakse sellega ära. Aga te olete väga kenasti vastu pidanud ja väga tõsiseid sõnumeid edastanud. Igal juhul suur tänu tublidusele edaspidigi. Viimane, meie juba hakkame minema siit ja ma tahan öelda, et aitäh, et tulite ja me tuleme jälle kokku. Me ei lähe ära ja me ei jää vait nii kaua, kui te meie terroriseerimist jätkate. Ei tuulikutele! Aitäh! Ilusat koduteed kõigile! Aitäh teile! Tere, mina olen Mihkel Tartumaalt. Ma pikalt ei räägi. Põhiseadus ütleb, kõrgem võim on igaüks meist. Kõrge võimu kandja, igaüks meist. Võt kui me selle selgeks saame, siis nii ongi. Ja seda peab teostama 24/7. See staatus peab hoidma 24/7 iga päev. Meie hoiamegi neid üle tegelikult. Keegi on nad sinna ju valinud, keegi meist on sinna valinud. Nemad on kohustud andma neile aru, mitte vastupidi. Ja loogiline, et see tuulikud on ju äriprojekt. See on puhtalt äriprojekt. Nii on. Kõige parem. Me ei ole siin, et seista arengu vastu. Me oleme siin, et seista oma kodu, kogukonna ja maastiku eest. Areng peab teenima inimest, mitte inimene arengut. Küsimus ei ole ainult elektri tootmises. Küsimus on selles, kuidas otsuseid tehakse. Kas mõjuanalüüsid on sõltumatud? Kas kogukonda tõeliselt kaasatakse? Ja kas kaalutakse ka alternatiive, mis ei kahjustaks inimeste igapäevaelu? Kodu ei ole ainult kinnistu number registris. Kodu on turvatunne. Kodu on vaikus. Kodu on see, kus kasvavad lapsed ja kus eakad vajavad rahu. Ja kui me räägime sadade meetrite kõrgustest, tööstusrajatistest elukeskkonna kõrval, siis me ei räägi ainult kilovattidest, vaid me räägime elukvaliteedist. Ja me oleme siin seistes oma kodu eest ja nõuame õigust öelda ei projektile, mis kahjustab meie elukeskkonda. Me seisame siin ja me ei kavatse jääda, vaid vaikida. Aitäh! Ja rahvas läks korraks siin jutuks, et põhiseaduse järgi on rahvas kõrgema võimu kandja. Kahjuks see on üks sõnakõlk seal meie põhiseaduses, mille Jüri Adams sinna sisse kirjutas. Ma võtan mütsi maha nende meeste eest, kes Eesti riigi rajasid ja kirjutasid 1920. aasta põhiseaduse. Vaat see põhiseadus, mis oli 1920,
oli kordades praegu kehtivast 92. aasta põhiseadusest demokraatlikum, sest selle järgi oli rahval sõnaõigus. Meil on aga praegu nii, nagu 38. aasta Pätsi põhiseaduse järgi, sest Päts oli see mees, kes ütles, et Riigikogu otsustab kõik ja Jüri Adams kirjutas selle sama paragrahvi siis sisse ka praegusesse kehtivasse põhiseadusesse. See tähendab seda, et 51 matsi, kellel on seal enamus, võivad Eesti rahvast 100 000 inimesest, kes on kirjutanud mingisele petitsioonile allkirja, lihtsalt 4 aasta jooksul niisama üle sõita, vilistada ja irvitada 100 000 inimese peal. Paraku see nii on. Ja selleks, et Eesti rahvas oleks peremees omal maal, peame me taastama need paragrahvid, mis olid kirjas 1920. aasta põhiseaduses ja millega vabadussõjalased 34. aasta põhiseaduses tahtsid kehtestada, kuid mis ei jõustunud, mida ei saadud ellu viia, mille järgi 25 000 inimest, kui annab allkirja mingisele petitsioonile ja ütleb Riigikogule, et te peate selle vastu võtma ja kui te ei võta seda vastu, siis läheb ta otse ilma Riigikogu mingisuguse sekkumiseta otse rahvahääletusele, nii nagu 20. aasta põhiseadus ette nägi. Ja siis rahvas oma hääleõiguslike kodanike ehk kõrgema võimu kandjate, kes on ka kõrgemad seadusandjad, sest rahvas on alati kõrgem seadusandja, Riigikogus kõrgem seadusandja. Nii oli kirjas 20. aasta põhiseaduses. Paraku nüüd on istutud nii 38. kui ka 92. aasta põhiseadusega rahvale pähe ja rahvas ei ole enam kõrgem seadusandja, vaid on need 51, kes on seal enamuses, selles Riigikogu saalis. Ja niivõrd vähesed inimesed ei saa otsustada 100 000 inimese eest näiteks või ka 25 000 inimese eest, kes on andnud petitsioonile allkirja. Meil vist oli automaksu vastane või ma ei mäleta, mis seadus oli, mingi 100 000 vist saadi allkirju kokku. Ja te nägite, kuidas sülitati rahvale, lihtsalt sülitati rahvale näkku. Ja selleks tõesti on vaja kokku kutsuda üle Eesti kõik paremad juristid, kes viivad kõik need punktid uude parandatavasse põhiseadusesse. Õigemini on vaja rahva poolt algatada petitsioon põhiseaduse parandamiseks ja taastamaks kõik need õigused, mis olid kirjas 1920. aasta põhiseaduses. Rahvaalgatuse korras seaduse loomise õigus, mis on kõrgema seadusandja kui Eesti rahva põlisõigus. Ja see põlisõigus on vaja taastada. Tervist! Mina olen Alvar, olen virulane, üdini virulane. Pikka juttu ei tahaks ajada, aga juhin tähelepanu sellele, et kui me siin virulastega kutsusime rahvast kokku avalikule kõnelusele arukarjääris, siis enne seda, kui me seda hakkasime korraldama, ma jagasin infot, et meil tuleb niisugune koos viibimine. Mõned inimesed ütlesid, et ei, mina küll ei hakka seda jagama ja mõni ütles, et mis minust siis arvama hakatakse, kui ma niisugust infot jagan. Juhin tähelepanu, vot see niisugune asi, et mis minust siis arvama hakatakse, see lõhestabki meid. Kas need siin üleval, need vembud siin üleval, kes siin räägivad neid asju, kas nemad tulevad siia Haljalasse seda juttu sellepärast rääkima ja küsivad, et mis minust siis pärast arvatakse, kui ma selle jutu olen ära rääkinud. Nemad niimoodi ei mõtle. Neil on ola tagumikus ja raha taskus. Nemad peavad seda tegema kellegi arvates ja enda arvates nad teevad seda sellepärast, et nad saavad raha. Nad ei mõtle selle peale, et mis meil homme on, mis meil lasteks homme saab. Niimoodi ei saa kokku hoida kuskilt. Mõelge selle peale, mida te teete või kellega te teete. Enne valimisi ei osanud inimene ka ühelt poolt otsiti ja teiselt poolt otsiti, kes tuleks nende punti ja hakkaks nende pärast hääletama. Mõni inimene astus kuhugi erakonda ja ütles, et midagi peab tegema. Aga mis tegemine see on, kui sa lähed astud erakonda ja see erakond pärast tuleb ja hakkab siin sinu ees otsustama? Ta ei küsi sinu käest, kas sina tahtsid seda või sina andsid selle jaoks loa. Mina tean, et siia inimeste hulka, kes on tulnud sõna ütlema või meelt avaldama, on tulnud kuskil kihelkonnast, siis tema taga on seal kihelkonna inimesed. Selles mul on täiesti kindel.
aga need inimesed, kes siia üles on tulnud, nemad ei tule siia sellepärast, et nende taga on inimesed, nende taga on raha. Ja see raha on kõik teie taskust võetud. See ei ole nende enda teenitud raha. Nad ei tule oma taga taskust selle raha rikutama. See on teie taga taskust ja teie hinge taga. Vaadake väga hoolega, kellega te ühte erakonda astute. Kas selleks peab looma erakond, et inimeseks jääda? Ei pea. Praeguseks, aitäh. Ma mõtlesin, et ma võtan sellepärast veel sõna, et siin täna Haljalasse on kogunenud tegelikult töötajad. Neid on pandud otsustama või arutama või mida iganes tegema. Reaalsed otsustajad on tegelikult aga mujal. Ja need, kes neid arendusi ajavad, need juhid, ei ole kunagi varjanud seda, et neid tuuletööstusi ei rajata mitte Eesti rahva jaoks, vaid tegelikult nad vastavad endale küsimustele, et kas meil on nii palju vaja elektrienergiat. Ja nad on vastanud, et ei, see ei olegi üldse Eestimaa jaoks. Nemad tahavad tegelikult peamiselt hakata elektrit müüma välja. Aga selleks on vaja ehitada üle Eestimaa väga palju uusi võrke. Ja need võrgud maksame kõik kinni meie. Ja isegi kui seda miljoni preemiat ei tule lõpuks, siis me maksame ikkagi tuuleparkide arendamised maksumaksjatena kinni selleks, et arendajad saavad ellu viia oma äriprojektid. Et mõelgem selle peale ja minu arvates me väga vähe räägime sellest, kelle jaoks tegelikult neid tööstusparke vaja on, kelle pärast me tegelikult hävitame oma maastikud, kelle pärast me seame ohtu oma joogivee, kelle pärast me rikume ära oma kaunid vaated, kelle pärast hävib meie loodus ja elukeskkond ja kultuuripärand. Aitäh! Toimub see, et 10 aastat tagasi lekkis informatsioon maailma selle panganduse mafia poolt, et Eesti, Läti, Põhja-Soome ja Põhja-Rootsi on ette nähtud kaevandusteks. Siin alad on väga palju asju, mida me ei tea, täis kõik. Fosfor ei ole eesmärk, fosfor on vees voltimiseks, et inimesed eest ära saada, tuulikud on täpselt samal eesmärgil. Et kõigepealt võetakse metsad maha, nagu te näete, see ju käib praegu, 20% on ainult metsi järgi praegu. Ja nüüd järgmine samm on neid kaevandusi tuleb tänu Rail Balticale meeletult juurde, tänu tuulikute, mida planeerivad, praktiliselt kaevandatakse, praktiliselt kõik metsad tuleb ees maha, metsaalasid järjest vähemaks. Järgmine samm on, tuleb kõik pinnas pealt ära kaevata, sellest võimalikult kasutegur välja korjata, inimesed kõik kohalikud eest ära saada. Läbi Tartu hakatakse siis legitiimiseeritakse Tartu vangla, siin ei tooda inimesi vanglasse, vaid neid tuuakse siia maale elama tegelikult, sellel ettekäänel massiliselt. Nii et asendatakse rahvas, kes hakkab siin pärast siin Koopas selles kaevanduses tööd tegema, orjalaagrid tulevad siia. Ja Tallinn, Tartu, võib-olla Pärnu, mõned suuremad linnad jäävad siis nagu näiteks orjalaagriteks tulevikus. See on nende plaan. Aga seda plaani me ei lase siin läbi viia. Me oleme viimased mohikaanid ja jääme siin elama. See on minu sõnne konkreetne sõnum. Mul oleks miljon krooni. Sa vietsiks ennast klooni. Kui mul oleks miljon krooni. Arneniidult telliks. Teil on käsud kätte antud. Just. See on suletud töötusega, need registreeritud isikud. Ma proovisin registreerida ennast, aga ei õnnestunud. See ei ole meie osakond. Ei olnud teie osakond, jah? Ei. Aha. Palun... Vaataksid korraks ikkagi. Ei, palun minge sinna poole. Seal on prominendid, jah? Palun liiku allapoole. Sa hakkad kohe kiskuma ka, kui ma üles astun meil või? Palun liiku allapoole. Saal on üleval, jah? Mis arvuti propellerid? Teemist täidates vaikimus on olemas. Päris piiv. Oma kandi mehed see. Ma ei tea, eks me siis ootame selle õlli ära.
ikka räägime. Tegemist siis Kliimaministeeriumi esindaja. Jaa, tervist. Tauno Niimann Kliimaministeeriumist. No tere, Tauno. No kuidas eluke sind kohtleb siis? Võta see juhtumine nüüd üle. Rando Pajula, minu nimi olen siis EVT Põlisrahvaste Sihtasutuse juhatuse liige ja oleme siis koostanud Eesti Põlisrahvaste Koostöökogu avaliku seisukoha hoiatuskirja ja saatsime selle, tõenäoliselt ka teie saite selle juba meili teie kätte, aga mis nii-öelda ametlikult ka vastav seisukoht hoiatuskiri siin siis tänase ümarlaua toimumise kohas ka üle anda. Eestis ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta teostatavate tuuletööstuste arendajatele on siis vastav seisukoht hoiatuskiri suunatud. Ja Eestis rahvusvahelise õiguse kohaselt enesemääramise teostanud ja põlisrahvaste koostöökogusse kuuluvate maade põlisrahvaste esindajate otsusega saadetakse käesolev avalik hoiatuskiri tuuletööstuste arendajatele, lobistidele ja vastavate planeeringutega seotud osapooltele. Me tugineme siis õiguslikult põlisrahvaste õiguste kaitsel järgmistele rahvusvahelistele õigusaktidele. ÜRO põhikiri, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon, ÜRO rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioon, konventsioon number 169, Aarhusi konventsioon, ÜRO Peaassamblee põlisrahvaste õiguste deklaratsioon, Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa Nõukogu järeldustele põlisrahvaste kohta, Euroopa Parlamendi resolutsioonile maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta, Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Järvamaa, Pärnumaa ja Viljandimaa põlisrahvaste enesemääramise manifestidele ja samade maade põlisrahvaste vastastikustele tunnustuskirjadele. Nimetatud õigusaktidest tuleneb põlisrahvaste vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõte. Inglisekeelne siis lühend FPIC, Free, Prior and Informed Consent, mis on kohustuslik eeltingimus enne mis tahes projekti heaks kiitmist, mis mõjutab põlisrahvaste elukeskkonda, maid, territooriume, loodusvarasid, kultuuriruumi või elulaadi. See ei ole nii lihtne. UNDRIP ehk siis põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni artikkel 32 sätestab selgesõnaliselt. Riigid peavad konsulteerima ja tegema heas usus koostööd asjaomaste põlisrahvastega nende esindusasutuste kaudu, et saada nende vaba, teadlik nõusolek enne projektide heakskiitmist, eriti kui tegemist on nende mineraalide, vee ja muude loodusvarade kasutusele võtmisega. Käesoleva hoiatuskirja eesmärk on selle kirja saajaid teavitada, et tuuletööstuste kavandamine ja rajamine põlisrahvaste asualadele, mis toimub ilma põlisrahvaste eelneva, vaba ja teadliku nõusolekuta, on lubamine ning kujutab endast põlisrahvaste õiguste räiget rikkumist. FPIC puudumisel on teie senised tuuletööstustega seotud tegevused rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete, sealhulgas enesemääramisõiguse, maa- ja loodusvarade kasutamise õiguse ning kultuurilise jätkusuutlikkuse õiguse tahtliku rikkumisega. Näitena on eriti taunitav ja põlisrahvaste õigusi eirav selle kirja saajatele korraldatav ümarlaua koosolek, ehk siis see, kus me täna viibime, kus on siis kavas tuuletööstuse arendamise küsimusi arutada niinimetatud väikese ringi formaadis, kaasates arendajaid, kohalikke omavalitsusi, ministeeriume või muude haldusorganite esindajaid, kuid jättes kaasamata Eestis elavate põlisrahvaste esindajad. Selline tegevus välistab teadlikult ja tahtlikult nõuetekohase, eelneva, vaba ja teadliku nõusoleku menetluse vajadust. See tähendab, et põlisrahvaste varajast kaasamist tuleb teha enne otsuste tegemist, täieliku tehnilise, keskkonna ja finantsteabe avalikustamist
piisavat aega kogukondlikeks otsustusprotsessideks. See tähendab ka kaasamist otsustusprotsessidesse, kus kujundatakse strateegilisi valikuid. Ja see tähendab ka õigust oma nõusolekust keelduda. Me rõhutame, et teavitamine ei ole nõusolek. Formaalne avalik väljapanek ei ole nõusolek. Üksikisikute või mitte täieliku esindatusega gruppide kaasamine ei ole nõusolek. Kohaliku omavalitsuse otsus ei saa asendada põlisrahva kollektiivset nõusolekut. Tagantjärele informeerimine või juba tehtud otsuste tutvustamine ei vasta eelneva vaba ja teadliku nõusoleku standardile. Põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusoleku nõudega mittearvestamine tähendab rahvusvaheliste kokkulepete rikkumist. Eelnev vaba ja teadlik nõusolek peab olema enne mis tahes strateegiliste, ruumiliste või investeerimisotsuste tegemist. Peab olema ilma surveta, mõjutamiseta, killustamispoliitikata või majandusliku sunduseta. See peab, et ta oleks teadlik, tuginema täielikule, arusaadavale ja sõltumatult kontrollitavale informatsioonile kõikide võimalike mõjude kohta. Nõusolek ei ole teavitamine või konsultatsioon, vaid sisuline õigus keelduda. Kuni põlisrahvalt sellist nõusolekut ei ole saadud, ei oma ükski tuuletööstustega seotud haldusakt, leping, planeering, uuring ega poliitiline kokkulepe põlisrahvaste õiguste suhtes legitiimsust ning need on vaidlustatavad nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Lisaks märgime, et tuuletööstuse arendamine ei saa toimuda põlisrahvaste õiguste arvelt. Rahvusvahelises õiguses ei ole olemas erandit, mis võimaldaks eelneva vaba ja teadliku nõusoleku põhimõtte eiramist infrastruktuuri või energiaprojektide puhul. Seetõttu käsitleme kõiki tuuletööstustega seotud tegevusi, mis on algatatud või läbi viidud ilma eelneva vaba teadliku nõusolekuta õigusrikkumisena ning jätame endale õiguse kasutada kõiki võimalusi enda õiguste kaitseks. Tuuletööstuse negatiivsed mõjud. Tuuletööstus ei ole pelgalt tehnilised energiarajatised. Nende rajamine toob kaasa ulatusliku maastiku muutuse, elanikkonna tervisekahjud, traditsioonilise maakasutuse piiramise, müra ja visuaalse koormuse, mõju põhjaveele ja pinnasele, lindude ja loomastiku elupaikade hävimise, kultuurmaastike ja vaimsete pärandpaikade kahjustamise, pikaajalise tööstusliku kasutuskoormuse põlisrahvaste territooriumitel. Sellised mõjud puudutavad otseselt põlisrahvaste õigust säilitada oma vaimne side maaga, õigust oma maadele ja territooriumitele ning õigust keskkonnakaitsele. Põlisrahvaste õiguste tunnustamiseks ja kaitseks nõuame kõikide tuuletööstuste kavandamise menetluste viivitamatut peatamist piirkondades, kus põlisrahvaste eelnevat vaba ja teadlikku nõusolekut ei ole saadud. Struktureeritud, ametlikku ja dokumenteeritud konsultatsioonimehhanismi loomist põlisrahvaste koostöökogu ja Eesti Vabariigi territooriumi põlisrahvaste sihtasutusega. Looduskeskkonda mõjutavate otsuste tegemisel, sealhulgas menetlustes, tehakse sisulist ja arvestavat koostööd põlisrahvaste esindajatega. Otsuste langetamisel, sealhulgas menetlustes, lähtutakse vaba, eelneva ja teadliku nõusoleku olemasolust. Õiguskaitse ja vastutus. Teatame, et juhul, kui tuuletööstuse arendustegevus jätkub ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta, alustab põlisrahvaste esindusasutusena toimiv EVT põlisrahvaste sihtasutus meie õiguste kaitseks vajalikke toiminguid. Põlisrahvaste koostöökogu volitab sihtasutus tuvastama rikkumised ja tõendama rikkumiste iseloomu, kaasa arvatud üksikjuhud, millega rikutakse põlisrahvaste kollegiaalseid õigusi või nende üksikliikmete õigusi ning rikkumistega seotud isikuid, isikute gruppe, ametiasutusi, ameteid, asutusi ja ettevõtteid. Eraldi pöörame tähelepanu rikkumistele, milles väidetakse, et tegutsetud on vastavalt seadustele. Tugineme oma seisukohtades põlisrahvaste õigustele
sealhulgas inimõiguste kaitse vajadusele. Inimõiguste vastaseid kuritegusid käsitletakse rahvusvahelise õiguse alusel, vaatamata sellele, kas Eesti Vabariigi seadused neid sätestavad või mitte. Inimõiguste rikkumise toime pannud inimestel ja asutustel lasub isikuline vastutus, vaatamata nende ametiseisundile või volitustele. Kõik isikud, sealhulgas ametnikud, kohaliku omavalitsuste juhid, arendajad, konsultandid ja otsustusprotsessides osalenud eksperdid, kes on teadlikult jätkanud tuuletööstuste rajamist põlisrahvaste maadele ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusoleku põhimõtet järgimata, saavad olema nimeliselt fikseeritud võimalikes menetlustes. Tuletame meelde, et rahvusvahelise õiguse rikkumine ei ole pelgalt institutsionaalne küsimus, teadlik ja tahtlik põlisrahvaste õiguste eiramine toob kaasa ka isikliku vastutuse. Tuuletööstuste kavandamine ja rajamine põlisrahvaste asualadele, mis toimub ilma põlisrahvaste eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta, on lubamatu ning kujutab endas põlisrahvaste õiguste räiget rikkumist. Põlisrahvaste koostöökogu toetab tasakaalustatud ja jätkusuutlikku energiapoliitikat, mis tagab looduskeskkonna säilimise ning põlisrahvaste traditsioonilise eluviisi jätkumise. Põlisrahvaste maadel puudub tuuletööstuse arenduste legitiimsus ilma asjaomase põlisrahva eelneva vaba ja teadliku nõusolekuta. Vastav dokument on kinnitatud põlisrahvaste koostöökogu 28. veebruari 2026 koosolekul. Eesti põlisrahvaste koostöökogu liikmesmaade Läänemaa, Virumaa, Saaremaa, Järvamaa, Pärnumaa ja Viljandimaa ühise esindusasutusena toimib suhtluses EVT põlisrahvaste sihtasutus. Nii. Annan teile selle siin ka üle, minu allkiri on siin all. Ja küsiksin nüüd siis ka niimoodi, et kas ja kuidas on siis Kliimaministeeriumil plaanis edaspidi oma siis planeerimisprotsesse muuta? Kõigepealt aitäh teile. Vaatame dokumendi läbi. Nüüd seoses selle küsimusega ja mis täna siin rahvamajas ju toimub, on tegelikult sisuline ja tehniline arutelu planeerimisprotsesside kohta. On mitmeid küsimusi ka omavalitsustelt ja seda me siin täna arutamegi ja täna ei tehta mitte ühtegi otsust, kas ja kuhu tuulikud tulevad. Sellised otsused täna siin ei tehta. Aga aitäh teile. Siiski ka põlisrahvad peaksid olema selles samas protsessis, otsustamise protsessis kaasatud. Selleks, et oleks võimalik saada eelnev vaba ja teadlik nõusolek. Ma loodan, et te seda küsimust ka seal suurte tarkadega arutate ja loodame siis teiepoolset initsiatiivi edaspidise koostöö osas. Meie oleme omalt poolt andnud teile teada enda nägemusest ja loodame, et see asi laheneb koostöös, mitte konfliktis. Ja aitäh, jõudu! Lihtsalt veel omalt poolt lõpetuseks, et täiesti nõus kaasamine peab olema laiapõhjaline, kõik peavad olema kaasatud. Täna me tõesti otsustesse olema kaasatud, aga täna me otsuseid siin rahvamajas. Viimane aeg põlisrahvas kaasata. Võtke siis palun arutluse alla see küsimus, me oleme siin kõik omast vabast ajast oma kulude kirjadega, et põlisrahvaste koostöökogu, sihtasutus, EVT põlisrahvad, või ühesõnaga. Mis ma tahan öelda on see, et minister pakkus siis siin, käis välja idee, et võiks anda igale omavalitsusele, kes arenduse vist läbi viib, et lõplikult ära otsustab, et pakkus 1 000 000 eurot, et edaspidi võiks ka selle peale mõelda, et kuidas meie oma kulud katame, sest see raha, mida teie jagate, te olete Kliimaministeeriumi esindaja, nagu ma aru saan.
et see, mida teie jagate, on meie raha. Et sellest te saate aru, et see on meie raha. See ei ole teie raha. Ja siis üks selline mapp teile mälestuseks, te olete noor mees, teil on veel pikk tee käia. Ma annan teile siis selle rahva poolt, kes siin on, annan edasi ühe mapi. Pealkirjastatud on see siis tuuletallajatele Haljala 03.03.2026. Et asi selge oleks, siis ma tõmban selle mapiga korraks lahti. Seda sisu saate te siis ise mõtestada ja mõelda, et milline võiks olla see tiitel, millega te ükskord me kõik oleme surelikud siit ilmast lahkute ja kas see lõpp-punkt, mis siin välja toodud on, kas see võiks minna kokku teie taotlustele? Nii. Sõlme ma seda siduma ei hakka, et see on teile siis mälestuseks säilitage seda. Võib-olla järgmisel kohtumisel ma küsin, et kas see on teil alles. Ja ma ei tea, kas ma isegi tänan teid selle eest vist, et te välja tulite. See on küll müts maha. Ja rõhutan siis seda, et edaspidi arvestage meie liikumistega, meie olemiste tegemistega. Te peate neid kaasa. Ma tuletan meelde, ilmselt olete te koolis õppinud ka ajalugu. Lennart Meri oli see mees, kes ütles, et väikeriikide, väikerahvaste tuumarelv on rahvusvaheline õigus ja sellele me tugineme. Tasub lugeda ja tutvuda siis Eesti Vabariigi põhiseaduse 3. paragrahviga, mida see ütleb ja nii edasi ja nii edasi. Ma saan aru, et teil on ebamugav, ma lasen teid sisse sooja ja eks me lahkume ise ka. Jah, aitäh teile ja ajalugu õppisin ma siin samas ajalugu. Ja sa oled siit Anjala poiss siis? Ja nüüd tuled siia siis oma rahvast. Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga. Ja kui see laul meil korda lööb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Kord astus oma pambuga ta läbi mõisa õue, saks tuli vastu kärkides, kui kõige kurjem kõue. Saks tuli vastu kärkides, kui kõige kurjem kõue. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Kas sina tõbras parunit ei enam tunda taha või on sul munad mütsi sees, et müts ei võta maha? Või on sul munad mütsi sees, et müts ei võta maha? Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Kas tead, ma lasen keppisid su tarvis tallis tuua, ei aita see, siis lasen sind maakase otsa puua. Ei aita see, siis lasen sind maakase otsa puua. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb.
Mats võtab mütsi maha küll, siis seisab see tal põues. See sünnib kodus teateris, kuid mitte mõisaõues. See sünnib kodus teateris, kuid mitte mõisaõues. Ja kui see laul meil korda lööb, meie kimpu jääb. Ja kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Jah, kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga. Ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selga. Ja kui see laul meil korda läheb, jah, kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb. Jah, kui see laul meil korda läheb, ei meie kimpu jääb.